Eesistuja. Head kolleegid. See tants ümber aulukatra hakkas pihta härra Aaviksoost. Härra Aaviksoo ütles, et meie riik anname kohalikele omavalitsustele koolide õppetoetust nii ja nii palju, kohalikud omavalitsused panevad selle pihta ja see kohutavalt summa raha, mis meie koolile anname, kohalikud omavalitsused varastavad, need on tema sõnad, varastavad selle raha ära ja kasutavad kuskile mujale. Aga kuskile mujale seda raha ei kasutatud, seda raha kasutati tugispetsialistide, logopeedide ja teiste abi inimressursi palkamiseks koolidele. See raha oli kooli keskne, see raha oli koolis ja koolis seda kasutati. Ja siis nimetati asi ümber. Enne olid meil pedagoogid ehk ladina keeles orjad, kes talutavad lapsi kooli. Eks ole, nüüd said äkki kõik pedagoogid ilma kraadi tõstmata õpetajateks. Mürtsti. Õpetajatel tõsteti palka ja kohe löödi kool lõhki. Ühed on nagu teenindajad kohalikust eelarvest ja teised on nagu õpetajad. Õpetaja minu arust see on ülim meistri tunnus, et kui öeldakse, sinu nimi on õpetaja. Idamaises kultuuris on õpetaja kõrgem kui perekond. No me sinnamaani, ma arvan, jõuame 4586 aasta pärast. Sinnamaani meil on aega üle küll. Ja nüüd siis põhimõtteliselt jagatakse kogu aeg tugispetsialistide raha ja võetakse seda raha ära ja nõnda nimetalt tõstetakse õpetajate palka üldrahamassi suurendamata. Siin praegu räägiti 6% õpetajate palgast, tõusust. Härrad, prouad, me räägime 54 eurost kuus. Õpetaja palk on miinimumpalk praegu 900, see on 954. Kui me sealt maksud maha võtame, siis põhimõtteliselt õpetaja palk tõuseb 20 eurot keskelt läbi. Miinimumpalk. Tähendab, me praegu lõikame üksteisel küüsi ja näppe maha 20 euro pärast per face. See on päris hull asi. Inimesed, kas te saate aru, mida tehakse? Sõnastatakse asju ümber ja siis jääb niisugune mulje, et riik kohutavalt meeletult hoolitseb inimeste eest, ehk õpetajate eest, oma järeltuleva põlvkonna kasvatajate eest ja meie väidame seda, et see riik on järjepidev. See riik ei ole järjepidev. Sellises sõnastuses ja sellise seadusandlusega, mis käib hariduse kohta, järjepidevuse peale ei maksa lootagi üldse. Kui kultuuri- ja hariduskomisjon on põhimõtteliselt kõige kõrgem organ enne valitsust, mis arutab mingit probleemi, kus on spetsialistid koos, kus on profid koos, kes valdavad teemad, kui nendes sõidetakse üle ilma igasuguse jututa, no andke andeks, vennad, sõbrad, seltsimehed, onud, tädid, millest me üldse räägime? Me ei saa mitte midagi rääkida. Järelikult kuskil mujal, mitte enam isegi koalitsioon ei otsusta mitte midagi. Otsustab üksik, kaksik, kolmik isik kuskil, ei tea kus. Tähendab, enne ma võisin seda juttu rääkida, sõimata, kui ma olin koolijuht. Ma ei teadnud. Nüüd ma olen siin kõrval, ma näen seda. See ajab hulluks. Nii ei aeta parlamentaarses riigis asju. Ei aeta lihtsalt ja kõik. Isegi siis, kui sul on oponent, sa pead oponenti seni kaua veenma, et oponent nõustuks sinu seisukohaga. Kui sa seda ei suuda, oled sa kehv poliitik. Poliitik tähendabki kokkuleppimist. Poliitik ongi kokkuleppimise kunst. Kui seda ei ole, andke andeks. Ja vastavalt sellele on minul ettepanek koos keskfraktsiooniga. Eesti Keskerakonna fraktsiooni teeb ettepaneku põhikooli ja gümnaasiumi seaduse ning erakooli seaduse muutmise seaduse eelnõu 140 SE teine lugemine katkestada. Palun tulge mõistusele ja oleme ükski kord selle koosseisu puhul mõistlikud. Aitäh teile!